esiteks, ma ei näe mingit probleemi selles, et tehakse palju raamlepinguid, et meil on üle poole riigihangetest just suunatud raamlepingu sõlmimisele. Et mis oleks vastand, et kas peaks tegema hästi palju riigihankeid ja kogu aeg, et see ei ole riigihanke õiguse eesmärk teha võimalikult palju riigihankeid. Et raamlepingud on ajaliselt piiratud. Palju sellest statistikast on ka raamlepinguid, kus on toimuvad minikonkursid, ehk seal on mitu osapoolt. See on täitsa normaalne viis, kuidas hankija oma halduskoormust vähendab ja bürokraatiat vähendab ja see peaks olema eesmärk. Ma arvan kõigil inimestel elus, et töötame targalt, mitte palju. Et osta igaks sünnipäevaks kolleegile, eks ole, uus tort kuskilt uuelt pakkujalt ja siis avastada majandusaasta lõpus, et kõik need tordid kokku summeerides, eks ole, on juba üle lihthanke piirmäär, et oleks pidanud tegema lihthanke ja hanketeate avaldama, eks ole, et see on nõme, et kui selline olukord juhtub. Palju mõistlikum on need tordid ja catering panna endale raamlepingusse 4 aastaks, leida endale seal usaldusväärne partner läbi konkurentsi, eks ole, ja siis elada selle raamlepinguga. Et raamlepingul on teatud suured eelised hanke, kestus hankelepingu ees. Ja see on üks see, et ma saan eks ole, jooksvalt tellida vajaduspõhiselt pika aja jooksul ja ma tean, et mul on see partner olemas. Teine tunnus on see, et ta ei ole siduv, ma ei pea ostma. Et seetõttu, kui ma ei tea täpselt neid koguseid ja neid olukordi, millal mul kolleegidel kõigil sünnipäev on, et siis ma ostan, kui vajadus tekib. Et üks asi, mis on jäänud varju, mis on raamlepingu minu meelest suur eelis, on just see summeerimise riski vältimine. Et riigihanke õiguses liigub ring üks tont, mida sageli ei märgata. Ja see on just see eeldatavate maksumuste kokkuliitmine, et meil nimelt seadus ütleb, et kui sa teed sama liigilisi ja samaks eesmärgiks soetusi, siis sa pead need eeldatavad maksumused kokku liitma ja tegelema hanke lähtuvalt sellest menetlusliigist, mis korrespondeerub õigele piirmäärale. Aga mida see tähendab? Et see tähendab, et mõnikord võib juhtuda nii, et kui ma ostan kontoritarbeid, eks ole, iga kuu natukene, siis aasta lõpuks selgub, et ma olen ületanud piirmäära ja ma oleks pidanud tegema hanketeate. Aga eraldi võetuna need soetused on ju pisikesed ja keegi tule selle pealegi, et ma peaks hakkama mingit hanketeadet kuskil avaldama. Samas hanketeate avaldamata jätmise fakt on ju kõige raskem riigihanke õiguse rikkumine, mida saab üldse toime panna, et hanget polegi tehtud, et sa oled teinud otselepingu. Ehk siis raamleping kaitseb meid selle eest, et me kogemata ei osta neid torte ja ei avasta aasta lõpus, et ainult toime kuriteo. Ehk raamlepingud on head. Ja nüüd küsimus sellest, et mis probleeme tuleb raamlepingutega kaasa, et ega praegu me vaidleme näiteks sellise küsimuse üle, et kui pakkujalt on küsitud, et varasemaid lepinguid ja öeldud, et sa pead nimetama lepingu. Aga raamlepinguid nimetada ei tohi, sest raamleping ei ole tegelikult ju see, mille alusel ma hakkan midagi tegema, vaid see on lihtsalt raamistik. Ja kui nüüd pakkuja kogemata on nimetanud raamlepingu, mille alt ta on sõlminud hulganisti sobivaid referentslepinguid, et kas selline viga nüüd, et ta ei ole nimetanud konkreetseid hankelepinguid, on nimetanud selle katus raamlepingu, et kas see on nüüd suur viga pakkumusest, kas see pakkuja tuleb menetlusest nüüd välja jätta, et millega veel pöördutakse raamlepingute küsimuses, küsimus, kuidas seda raamlepingu alusel neid võitjad välja selgitada, et minikonkurss, aga seda ei viitsi alati teha, ei olegi võib-olla põhjust, ei ole otstarbekas kogu aeg teha mingisuguseid minikonkursse, et sellega seoses, et äkki ma saan kasutada kaskaadi, kas kaskaad on lubatud, kõigile nendele küsimustele RHS kommentaarid ka vastavad. Et praktikas ma ütleks, et ka õiguskaitse raamlepingu alusel sõlmitud hankelepingutes on teema, sellepärast, et kui ma raamlepingust välja jään, siis seda ma saan vaidlustada tavalises korras. Aga kui ma minikonkursil ole edukas, siis on hankel võimalus isegi ju mitte otsustest teavitada, vaid see ära sõlmida, see leping ja siis on leping sõlmitud, et mis siis teha saab, et ka selliseid küsimusi tuleb aeg-ajalt ette. Aga ma ütlen ausalt, et võib-olla selline raamlepingu üles ehitamine pigem küsimus
hankijal endal tema nagu, et kuidas on otstarbekas teha, et see advokaatideni sageli ei jõua. Et tüüpiliselt on raamlepingute selline disainimine, selline üsna nagu straightforward ja lihtne tegevus ja väga palju on Rahandusministeerium ka just raamlepingute kohta andnud välja oma juhiseid ja tabeleid, et millest hankijad saavad eeskuju võtta. Ma leidsin RS kommentaaridest sellise sõnavähendi nagu suletud süsteem, et raamleping on otse kui suletud süsteem ja siis mul tekkis küsimus, et kas raamlepingutel võib olla mingisugune selline konkurentsi kahjustav mõju? Jah, riigihanke õigus, nagu Euroopa Kohus on öelnud, ei tunne tähtajatuid igavesti kestvaid lepinguid, eks ole, et niimoodi ei peaks tegema, sest kui ma sõlvin kellegagi igavesti kestvuslepingu, et siis see turg jääbki suletuks igavesti. Aga raamlepingutega sellist probleemi ei ole, nad ei kesta igavesti, nad ei tohi kesta. Neil on ju 2 kriteeriumi, mille alusel nad lõpevad, kas siis, kui maksimaalne maksumus saab täis või siis, kui tähtaeg saab täis ja tähtaeg ei saa olla, eks ole, pikem tüüpiliselt kui 4 aastat. Ehk ma ei tea, mulle tundub see ka eraturul üsna tavaline, et mingiks hetkeks ma oma vajaduse sulgengi sellele partnerile, kes on osutunud võitjaks. Ja mõtleme ka selle peale, et kes nagu tuleb mulle tarkvaraarendustööd tegema raamlepingu alusel, hoiab endal kogu aeg valmisolekul IT-arhitekti ja programmeerijad ja testijad ja siis ta võib-olla saab sealt raamlepingust, mille nagu maksimaalne maksumus on, ma ei tea, ütleme 3 miljonit, ainult 10 000 eurot. Et seal on ka selles mõttes mõistlik konkurentsi aspekt, et need lepingud peavad olema ka nagu proportsioonis sellega, mida pakkujatelt nõutakse ja väga sageli raamlepingud eeldavad siis meeskonda, kelle sa pead hoidma nii-öelda valmisolekus. Ehk siis mingisugune ajaperiood on ju vaja, et see süsteem olekski suletud. Kellele ei meeldi suletud süsteem, siis võib vaadata ka dünaamilise hankesüsteemi poole, mis on siin viimastel aastatel saanud väga palju populaarsust juurde. Ja see 4-aastane, ja. Et see on teie arvates optimaalne ja sellest peetakse kinni ka? See on selline turuanalüüs, see ei ole enam õiguslik küsimus, et kui poliitikakujundajad on võtnud mingitel, ma eeldan majanduslikel kaalutlustel 4 aastat, siis mul ei ole ühtegi argumenti, et sellele vastu öelda. Ja nendest peetakse kinni sellest 4 aastast? Ja meil on olnud siin vahepealsel ajal 2019 kuni tänaseni vahepealsel ajal raamlepingute kohta käinud ju selline vaidluse avastus justkui, et raamlepingud ei saa kehtida kauem, kui on raamlepingus kirjas. Et vahepeal tekkis selline arvamus, et justkui sa võiksid sõlmida raamlepingu alusel lepinguid üle selle eeldatava maksumuse, mis sa oled sellele raamlepingule omistanud. Et siis on tulnud 2 Euroopa Kohtu lahendit, mis ütlevad, et ei siiski, me oleme piiratud selle maksumusega. Et kui sa kuulutad välja, et minust ei ole küsimus üldse aastates. Sa ütled, et selle raamlepingu näiteks maksimaalne või eeldatav maksumus on 5 miljonit eurot. Siis see on see, mida turuosalised saavad teada. Ahah, siin on maksimaalselt 5 miljonit eurot, praegu läheb jagamisele. Kas ma osalen seal? Palun väga. Et ma ei näe konkurentsipiirangut. Ja kui ma nüüd sinna sain ja mul on ette öeldud, et see on siin maksimaalselt 5 miljonit eurot, siis mis on selle suletud süsteemi nagu halb mõju konkurentsile? Ei, see on juba välja kuulutatud sellisena, et see nii-öelda reward, see auhind on teada. Mina ütles pigem, et on nagu natuke ju turuosaliste petmine, kui lõpuks ei kesta mitte 4 aastat, vaid hoopis 1 aasta ja ei osteta mitte 5 miljonit, vaid ostetakse 50 000.